Päevastel aegadel olid väljasõidud täismeeskonnaga lihtsamad, sest üldjuhul leidus töökohas ikka välja õpetatud autojuht või oskuslik komandoliikmetest tegutseja, juhendaja. Tulenetus ei vari aga aega. Nagu päevastel, nii ka ööistel väljasõitudel olid alati kandvateks jõududeks meeskonna töös Oliver Terve, Väino Maiste, Tello Vainu, Abel Lihtsa ja kelle nimed ma ei ole veel meelegi, kes olid ka veel olid. Ühe tuleõnnetuse päästis halvimast 63. aastal 2. jaanuaril M600 motorist ja kutstustöö juhendaja oli Endel Vainu. Kui puhkes tulekahju mõisaaegses Kutsari majas, koolitöökoda, praeguse sideraamatukogu vastas üle Velise Valgu maantee, ühes seal eluva õpetaja korteris. Ainuke võimalus oli väikese pritsiga lähedal tiigist jää peal piisavalt vett anda. 63. aastast, mil juba varem oli laiendatud VT salkade loomine, mototehnika võrk. Valgul olid juba tuletõrje auto. Märjamaa tuletõrje ühingus oli sõjaväelise auastmega instruktor Peeter Vatsar. Aga tema kõrval vabatahtliku tuletõrje pealik keskkomando ülem Erich Lõhmus, kes vastutas ka ja juhendas piirkonna salkade tööd ja tegevust. Et B-komando valgus oli nõndanimetatud käepikenduseks Märjamaa A-komandole, samas arvestatav abijõud piirkonnas. Saadeti mind komandoülemate väljaõppele vabatahtliku tuletõrje ühingu juures asuvale õppekeskusesse Tallinnas ja Matrossovi tänaval, kus põhiteemadeks olid tuletõrje riviline väljaõpe, tuletõrje taktika, lektor Ants Jõgi, tuletõrje profülaktika, lektor EVT ülem Jäänmer, siis Nõmm ja Arru Tiiksar ja tuletõrje tehnika lektor Alfons Rätsep. Peale eelpool nimetatute teemadele sooritatud eksamit oli kaitsta kutsustustööde projekt koos vajamineva tehnika analüüsiga. Meelde jäävad sattus mulle Pirita Pätsi mõisas kõrvalhoonete kustutuse teema. Objekt. Eksami komisjonis peale EVT asjatundjate osales NSV tuletõrje valitsuse ülem Jaan Vaarman, kes eksamineeris ka tuletõrje profülaktikat. Varsti peale komandoülemate kursusi tuli ülevalt poolt ettekirjutus tuletõrje autojuhtide spetsetsarvituseks. Kursus hõlmas peale autopritsile igat pasti spetstuletõrje tehnikat, kaasa arvatud mootorpritsis, autojuhtimise spetsiifika, tehnika rakendamine, iseärasused ja tehniline vool. Peale kõige vastutusrikkamaks hetkeks, kus on küll lubatud eirata eeskirju, kuid panna kaalule rohkem kui oma enese elu, ei tohi unustada, et päästa tuleb teisi unustamata ennast, see tähendab ära ületama võimeid. Kursuste ajal maksis sovhoos komandeeringud ja säilis keskmine palk. Meeskonna väljaõppe pidi kajastuma komandopäevikus. Peale operatiivväljasõitude oli igal kevadel komandodele vahelised võistlused nii Märjamaal kui Raplas. Tugevamad konkurendid meil olid Käiu kolhoos, ülem Pukk ja Järvakandi tehased, komando ja salgavõistkonnad. Jagus meilegi auhinnalisi kohti päris mitmel korral. Valgu sovhoosi võistkonna au hoidsid autopritsid Terve Oliver, motorist, poolikute ja jogade mehed Evald Lautri, Jüri Kusmin, Karju Toome, Eldur Puntsu, Enn Aarov, Vello Vainu, Väino Maiste, Vello Valler, Rein Nurmsalu ja Endel Metsek autojuht. 4x100 rakendusjooksu ja 100 meetri takistusriba mehed Aldur Kaidme, Mati Reili, Jaan Tiits, Kalju Toome, Jüri Kusmin, Endel Metsek, Vello Vainu, Rein Nurmsalu, Eldur Puntsu ja teised. Noorte mootorpritsis ja 10x60 teatrijooksus osalesid Oliver Terve, motorist M600, Tello Relvik, Arvo Rahuoja, Paul Saar, Väino Laidu, Jaan Parve, Jaan Lauter, Rein Kotka,
Mati Purmeister, Almar Pajula, Guido Jürgenson, Gennadi Fonkin, Vello Lepsalu, Ilmar Arov. Naiskondade väljaõppega tegelesid nende Vainu ja August Ottender. Seepärast meenuvadki mõned üksikud. Linda Saaver, Vaike Parve, praegu Puri, Ilme Neidre, Purmeister, Kaja Viit, Kelman, Vilma Laidu, Terve, Silvi Kuntsu ja paljud teised. Nii et võistkonnad olid reaalselt komplekteeritud. Nii naised kui tüdrukud. Motoristideks kas Oliver Terve või Endel Vainu. Küüjevo meestest on meelde jäänud Evald Lautri, Olev Oviir, Mati Raidme, Jaan Põldre, Mihkel Vaarman, Jaan Hiienurm, Elmar Lemsalu, Evald Siimsalu, Endel Peetsalu. Köieveo meeskonnaga tegeles Endel Vainu ja August Ottender, kellele oli see alati meelisalaks ja võidud suureks elamuseks. Olenemata paigas, kus võistlused toimusid, oli alade kohtumiseks äärmiselt objektiivne ja korrektne Eerik Lõhmus. Igavene au talle võistluste peakohtunikuks olijaks. Ja võistluse peakohtunikuks olid vahelduvad Peeter Vatsar, Rappa VTÜ ülem Preegel, sõjaväestatud tuletõinspektor Mälk Raplast. Valgusoosi võistkonna vanemaks oli Endel Vainu ja võistkonna üldesindaja salgajuht August Ottender, kes oli haruldaselt hea organisaatori võimetega. Peale igat võistlust oli ühine võistluspäeva tähistamine Karl Messigi pruugitud õllega. Tihti täideti võidukarikaid, loeti üle diplomite saak, oldi rõõmsad auhinnad üle. Valdamata oli võistluste järelkäiva paigaks Sõmera laudpõrandaga Küün, kus keerutati tantsu, laua ääres mängiti jännimängu, saiskut, lõbusat meeleolu vallatsuste ja mölluga jätkus järgmise päeva valgeni, ehk seni kuni õlleankur puristama hakkas. Laiali mindi alati meeleolus tuleval aastal ehk järgmine kord lähme kindlasti võistlust tulle ja teeme ikkagi jälle paremini, veel kui täna oleks. Kevadised võistlused olid nagu inspekteerimine, mis andis ülevaade VTS Salga ja komando tegemistest ja võistlusvalmidusest ning tehnika korralolekust, kui selleks oli reaalne vajadus. Igal sügisel oktoobri-pühade eel rajooni VTÜ kordas häirekorras kontroll väljasõidu, kus komando töö hindamisel oli määravaks näetud objektini jõudmise operatiivsus, meeskonna tegevuse oskus, korralduste täitmise ning autojuhi tegevus vee üles tõmbamisel kontrollaja fikseerimisega. Enamus kordi õnnestus meil saada maksimumi hindepallid. Jooksval aastal korraldas tuletehnika järelevalve inspektsioon pistelised kontrolli tehnika ja varustus üle. Lisaks pandi rõhku tuletõrje esmaabi kappide olemasolu ja komplekteerimise üle tootmishoonete juures. Majandi sisene tuleohutuse järelevalve, elekter, kütte, kold ja nii edasi olid komando ja aktiivsemate Salga liikmete kohustus. Kuigi kogu komando ja Salga tegevus toimus vabatahtlikel ühiskondlikel alustel, pidas Majandi juhtkond aasta kokkuvõttes tehes vajalikuks premeerida aktiivsemaid liikmeid väikese rahalise toetusega. Komando liikmed, kes sagedamini olid osalenud väljasõitudel, tulekahjudele, võimaldati korralisele palgalisele puhkusele 3 päeva lisapuhkust. Selline majandipoolne toetus oli väga ergutav aktiivsele tegevusele. Meelde jäävad igal aastal märtsi või aprillikuus Märjamaa kultuurimajas piirkonna Salgade vaheline tuletõrje teemaline viktoriin ja organisaator, korraldaja, läbiviija, küsimuste koostaja ja kohtunik jällegi Eerik Lõhmus. Küsimused hõlmasid tuletõrje ajalugu, taktikat, profülaktikat, praktilisi küsimusi, praktilisi küsimusi ei puudunud ka homoonika taustuga ja oma inspiratsiooniga oskuse rakendust võimaldavaid teemad. Võistkonna koosseisus pidi osalema üks naine. Meil oli Adelia Kitsik, kes oli haruldase kunstikäega ja luuleandega.
Endel Vainu, Oliver Terve, Endel Messek, Rein Nurmsalu, Väinu Maiste ja Vello Vainu. Tõele au andes ei tulnud me ükski kord Märjamaalt viktoriinid tühjade kätega, ilma auhindadeta. Peale rändkarikate võistluste auhinnade väljapanekute ja ei pidanud ükski selliste võistluste organiseerijad otsima mingit kaasaja nimetusega rikkaid sponsoreid, vaid võistlustel osalejad osutusid ja majandite ametiühingute kultuuriüritusteks loodud summadest oli meelete laud võitjatele rikkalikud tolleaegse mälestuse järgi kaetud. Riigipühade ja uuel aastal oli kohustus tagada ööpäevaringne telefonivalve koos autojuhi, motoristi ja 2 meeskonna liikmega. 67. aastal oktoobripühade 5. aastapäeva eel tabas Valgu komandot sündmus, millele ei ole vastust. Teadmata põhjusel ei jõudnud selgust vabariik ekspertiisigrupp, milles osales ka Leingri spetsialistid. Puhkes tulekahju garaažis, milles hävis tuletõrje auto BMG 19. Töökodade hoolekomplektis, mis asus tuletõrje garaažiga ühisega katluse all, päästis halvimast MM1200, millega käisin tulekahju öö eelneval päeval Märjamaal kontrollõppusel ja asus väljapoole hoonete kompleksi. Üle sügisese Tüma künnipõllu 2 sildaveoga ATUO autotransportnaja Ustanovka Obsluživanje abiga jõe kaldale viidud mootorpritsi ei saanud volikute puuduse tõttu kohe operatiivselt rakendada, kuni saabus Märjamaa BM-Z17 roolis Artur Rahu ja 20 minutiga teate andmise ajast. See oli kõva sõna tolleaegse kruusatee ja käänakutega. Puudus ju asfalttee. Seni kuni üle 2000 liitrise veetagavaraga Märjamaa paakauto välkjuga surus maha, leeke moodustati ligi 200 meetri pikkune tüviliin Märjamaa poolikutest ning MM1200 motorist Oliver Terve töötas maksimaalse võimsusega, kuni tulekahju oli lokaliseeritud. Siis lõppes ka pritsi jõud, kepsud lendasid külje pealt välja ja tukked oli loputada veel appi tulnud autopaakide veega. Päev peale tuleõnnetust andis Märjamaa oma täisvarustusega BMG 36 Valgu komando kasutusel. Nädal hiljem ostis Sovos uue järelveetava mootorpritsi MM1200A, mis oli Volga mootoriga ja starterkäivitusega. 69. aastal märtsis jäi minu kokkupuutumine Valgu komandoga lünklikuks, kuna läksin tööle 19. autobaasi Märjamaa kolonni ja aasta hiljem lahkusin Valgu keskusest elama sünnikoju, seega polnud enam komando koosseisus aktiivselt kaasa lüüa võimalik vahemaa tõttu. Komandoga jäi tegelema Oliver Terve ja tuletõrje autojuhi kohustusi täitma Väinu Loik. Mõned aastad hiljem jäi ka Salga tööorganisatsiooniline tegevus Oliver Terve kanda. Aastakümneid Valgu tuletõrje tegevust juhtunud August Otteder loobus kõrgele eale juhi positsioonilt. Teenekas tuletõrje veteran harudusorganiseerimise võimega ja suhtlemise oskusega isiklikult lahkus igaviku teele 85 aasta vanusena 3. novembril 1990. aastal. August Otteri tööd jätkanud Oliver Terve elulõngaga katkes ootamatult 57-aastaselt 1992. aastal. Edasine Valgu tuletõrje Salga ja komando tegevuse struktuur ei ole minul teada, nagu on teadmata mulle ka Märjamaa komandot 17 aastal saadud BMG tuletõrje auto ja samal aastal Sovosi rahaga ostetud järelveetav Volga mootoriga mootorprits MM1200 saatust.